et sina oled kriitiline ja mina kiidan, siis saame tervikliku pildi. Kiida siis. Alusta siis kiitusest. No Tartu Ülikoolis ongi ainukene eestikeelne kõrgharidus selles mõttes, et ma ei taha nüüd eitada või alahinnata ülejäänud 2 kõrgkooli, aga kui me võrdleme olukorda, mis valitses siin, ma ei tea, 10 aastat tagasi, kus eksisteerisid need nõndanimetatud tubaülikoolid, kus siis ülikool koosnes 2 toast tõepoolest, üks oli siis sekretär, kus istus ja teises oli siis lugupeetud härra või proua rektor, auditooriumid renditi või üriti siis linna pealt, lektorid korjati kokku, Tallinnas kõrge kvalifikatsiooniga juriste leidub kindlasti, kas nad kõik õppetööametisse sobivad, on iseasi. Ühesõnaga niisugune aeg, see aeg sai õnneks mööda, nii et praegu ma ei oska protsenti öelda, aga suur osa ju õigusharidusest antakse Tartu Ülikoolis ja me teeme seda ju põhiliselt eesti keeles, me arendame eesti õigust, 100% loomulikult mitte. Meil on isegi õnnestunud selle palgaga, mis, ma ei tea, töötasuks või palgaks ei tahakski üldse nimetada, ikkagi ka noori inimesi tööle saada meile, nii et asi ei ole nii väga kurb. Aga õigushariduse kvaliteedi eest ja kõige selle edasi arendamise eest tuleb ikka võidelda, see on selge. Jah, ja kui küsida, kus king kõige kitsam praegu on, kus kõige rohkem pigistab, siis ma olen täiesti veendunud, et see on ikkagi akadeemilise kaadri töötasu, mis peaks oluliselt olema ikkagi atraktiivsem, et tuua õigusteaduskonda noori õppejõud. Ja mitte ainult tuua hetkeks, nagu me oleme seda ka näinud, vaid ka nad siia kinnistada, et neil tekiks siin perspektiiv pikemat aega töötada, et nad näeksid ka seda, et mida kauem sa siin oled, sa muidugi edened akadeemilisel karjääriredelil, aga sellega kaasneb ka sinu sotsiaalsete tagatiste järjepidev tõus. Ehk praegu on ju selge see, et võrreldes teiste õiguselukutsetega on akadeemia jäänud vaeslapse rolli, et on ikkagi tugev surve minna siit mujale, aga mitte tulla mujalt siin. Ja kui siin nüüd väita, et see ei ole seotud õppejõudude töötasuga, see oleks pea liiva alla peitmine. See on ju otseselt seotud. Et just nimelt nendele alustavatele, kes on doktorikraadi kaitsnud ja soovivad ennast akadeemilise eluga siduda, nende sidumine ülikooliga on minu arvates ikkagi otsustava tähtsusega. Ja see on see koht, mis tuleb lahendada, sest me ju näeme, kui vähe on siin põhikohaga õppejõude, aga see põhikohaga õppejõudude teatud kriitiline mass statsionaarselt teaduskonnas töötamas on hädavajalik, et teaduskonda üleval hoida, sest et ma olen alati olnud seda meelt, et praktikuid on alati võimalik kohtusüsteemist, prokuratuurist, advokatuurist kasutada näiteks seminaride läbiviimisel, mis ongi ju praktilise iseloomuga, kus see praktiku seisukoht on äärmiselt tähtis. Aga ainet kui sellist peaks ikkagi üleval hoidma koosseisuline õppejõud, sest see ei ole mitte ainult lugemine, loengute läbiviimine, vaid sellega kaasneb ju ka kõik muu, üliõpilaste juhendamine, üliõpilaste küsimustele vastamine, juba ka see, et sa oled kogu aeg üliõpilase jaoks olemas, see kõik on ülimalt oluline. Ei ole ju mõeldav see, et üliõpilane ajab õppejõudu kuskilt linna pealt taga, sellepärast, et tema põhitöökoht on hoopis kusagil mujal. See ei ole normaalne. Aga nüüd, mis puudutab seda, et see konkurentsi olukord võiks midagi muuta, sellist mõtet on Eestis pikemat aega veidetatud, et kui me teeme 2 teaduskonda, kes akadeemilises võtmes üksteisega konkureerivad, et siis see tõstab õppetöö kvaliteedi taset. Aga ma olen kogu aeg vastanud sellele, et see olukord on meil ju täna olemas. Meil on ju täna see olukord. Meil on Tartu Ülikooli õigusteaduskond, meil on Tallinna Ülikooli õigusteaduskond. Kas me näeme, et siit oleks midagi liikunud paremaks poole? Me ju ei näe seda. Pigem on probleem Eestis see, et meil ei ole piisavalt kriitilist massi 2 teaduskonda üleval pidada. Me saaksime nendest 2 teaduskonnast komplekteerida ühe hea teaduskonna. Ja siiski jääks meil terve hulk erialasid katmata.
aga praegu me näeme ju seda, et mingit erilist akadeemilist diskussiooni nende kahe keskuse vahel, ütleme õigusküsimustes pole tekkinud, sest et olgem nüüd tervemõistuslikud. Mida siin ongi diskuteerida? Isegi siis, kui meil on selles mõttes vastav eriala professor Tallinnas ja Tartus, nad saavad omavahelised küsimused ära lahendada omavahelistes vestlustes. See on ju, Eesti on nii väike, kõik tunnevad üksteist. No kui meil on mingisugused probleemid, siis need ei vaja ju sellist ajakirjanduse tasemel diskussiooni. Minu meelest Marju oli väga hea artikkel akadeemilistest diskussioonidest Eesti õigusteaduses, mis avaldati ka juriidikas, ja sealt ju nähtub väga selgelt, ega neid diskussioonikohti on meil olnud ääretult vähe. Sellepärast, et veel kord, kui meil on Jaaniga mingid eriarvamused, näiteks me saame kokku, me ei hakka seda juriidika veerudel lahkama, me arutame omavahel läbi. Sest Eesti üks omapäraseid on see, et meid on vähe. Ja kõik väga tihedalt ju suhtavad üksteist, kõik tunnevad üksteist. Et selles mõttes mulle tundub, et Eesti olukord siia ei ole ülekantav see, mida me näeme sellistes suurtes riikides, nagu on Saksamaa või Prantsusmaa. Kus on tõesti Saksamaal üle 80 miljoni inimesi, toodud palju ülikoole, kus on loomulik keskkond selleks ülikoolide vaheliseks akadeemiliseks diskussiooniks. Meil see kahe teaduskonna pidamine tähendab väga kesiste olemasolevate ressursside killustumist. Ja minu meelest ei ole see õige. Me peaksime ikkagi koondama selle olemasoleva akadeemiliselt kriitilise massi ühte kohta selleks, et tagada, et meil on ühes kohas kvaliteetne õigusharidus. Meil ei ole mõtet siin mängida mingit suurriiki, mida me ei ole, mida me ei hakkagi kunagi saama, sest meil ei ole seda. Me tahaks jälle rahast rääkida, aga üks mõte, mul on suurepärane idee teaduse rahastamisest. Homme hommiku kella 8 alates tuleb kõikide kõrgkooli õppejõudude palka 2-kordistada. Siis räägime edasi, siis me saame rääkida teaduse rahastamisest. Aga olgu rahast. Ma toon ühe näite diskussioonist ja poleemikast. Meil tekkis Priiduga kunagi väikene poleemika. Mina leidsin, et kelmuse koosseis peab ette nägema ka varalise kahju. Priit arvas, et seadus näeb ette varalise kasu ja seda kahju pole vaja tuvastada. Meil oli kummalgi, mina kirjutasin sellest vist õpikus Priit akadeemia või selles juriidika ajakirjas. Ja siis me avaldasime koos saksa keeles ühe artikli, kus siis Sootak Pikamäe vaidlevad Sootaki ja Pikamäega. Nii et niisugune diskussioon Eesti tasandil. Isegi siis, kui sul on mõni küsimus, mis väärib mõttevahetus, siis need lahenevad mingisugusel muul tasandil tihtipeale. Et sellepärast ma ei usu sellesse mitme ülikooli mudelisse. Ja kui keegi igatseb seda tuleviku mudelina, siis ma ütleks, et veel kord, meil on täna see olukord. Mis on läinud sellest paremaks? Mitte midagi. Pigem vastupidi. Me siin jagame sellist vähest olemasolevat ressurssi, mis ei ole mõistlik.